No tšau kõigile! Jälle üks nädalavahetus ja võimalus Tiiri jõe äärde teha. Alustan täna sellisest huvitavast kohast, kus eelmisel nädalavahetusel õnnestus üks lant krussi taha jätta. Panin täna isegi seksikad nõukaaegsed pikad kummikud jalga, et äkki saan selle kätte. Natuke liiga hea ja kallis lant, et seda siia jätta. Siis viskan siin paar korda lanti ja peale seda lähen oma põhiforelli lõigule. Eelmine nädalavahetus oli selline tore lugu, et plaanis ei olnudki kalale minna. Kaamera jäi, GoPro jäi Tallinnasse ja nagu ikka, kui kaamerat kaasas ei ole või akud on tühjad, siis hakkab juhtuma. Eelmisel nädalavahetusel oli siis 3 ilusat võttu. Ühega sain ka kala kaldale, aga läks tagasi. Oli 32 cm ilus jõeforell. Kes viitsib, see vaatab väikest telefoniga tagasilaskmise lõiku. Aga see selleks. Okei, käärin nüüd sääred üles ja vaatame, kas saan selle landi kätte või ei saa. Ja jätkame juba siis, kui olen oma forellilõigul või kui siit äkki midagi õnnestub liigutama saada. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, vaatame, kas saame kätte või kui pehme siin see põhi on. Ei saa aru küll, miks seda brussi siia vaja oli, aga ju siis oli. Läheb vist liiga sügavaks siin äkki. Ai kurja, kurat, siin on nii sügav. Proovime siit poolt seda krussi liigutada natukene. Teisel pool kinni vist. Järsk serv, nii. Kurat, ei saa vist kätte siin. Noh, natukene veel. Käes. Vedas. Nii, selline spinnaputukate öösel helendav või pimedas helendav lant. Väga hea lant. Ei raatsin kuidagi siia jätta. Okei, paneme landi külge ja vaatame, mis edasi saab. No nii, forellilõigul ja üks teine kalamees oli ees. Ma üritasin viisakas olla ja temast mitte ette ka minna, aga tal jäi nüüd lant kuskile kinni ja ta ei tahtnud muga eriti rääkida ka. Aga läheb vist minema, nii et ma tulin ikkagi oma püügikohta, kus eelmine kord forell tuli. Proovisin vahepeal ka rabalat, aga see läheb liiga sügavale ja jääb põhja kinni. Paneme siin uuesti spinnaputukate rööviku tagasi. Üldiselt oleks vist viisakad jah, teistest mitte ette minna jõel, aga siin on niisugune lõik, et ei teagi, mis toimub. Kunagi ei tea ka inimest. Kui ei taha suga rääkida ka midagi, isegi moka otsast tere ei ütle, no mis sa tahad teha siis. Peab teist inimest austama. Aga vaatame, kas seekord näeme kala või ei näe.